Mina olen Irina, vaatate kanalit Lohe loeb. Ja nagu lubatud, täna siis räägin oma pettumustest. Kui vaatasite minu aasta nimekirja videot, siis seal ma seletasin ära, vist oli seal. Ma loodan, et see oli seal. Aga kes ma seletasin ära, et ma ei tee halbade raamatute nimekirja, sest et halbu raamatuid tegelikult ei ole olemas. On lihtsalt lugejad, kellele konkreetne žanr või kirjutamisstiil lihtsalt ei istu. Minuga läks sel aastal päris mitmes kohas niimoodi, aga selle asemel öelda, et see raamat on halb, ma ütlen seda, et see raamat valmistas mulle pettumuse. Ja alustame siis kohe millegi suurega. See oli üsna aasta alguses, ma alustasin jaanuaris lugemist, lõpetasin märtsis. Need on Hilary Mantelli Wolf Hall. Seda triloogiat ma edasi lugeda ei plaani, vähemalt esialgu mitte, sest et seal juba selle esimese raamatu läbisaamisega läks mul kaua aega ja ma olin temast suht väsinud. Mulle väga meeldib Henry VIII aja kohta lugeda, tema 6 naisest. Ja ma tõesti arvasin, et see raamat meeldib mulle väga, aga lõpuks läks selle lugemise peale nii kaua aega. Samal ajal umbes ma lugesin ka Rutherfordi Londonit, mis on 2 korda paksem kui see raamat ja ometi ma sain selle läbi loetud umbes nädalaga, samal ajal kui Wolf Hall venis ja venis mul paar kuud. Et see on siis esimene pettumus sellest aastast. Järgmine pettumus, mida ma olin suutnud nüüd praeguseks juba ära unustada, aga nüüd kui oma nimekirja Goodreadsis üle vaatasin, siis tuli see taas meelde. Ja see on Marcus Zuzaki Bridge of Clay. Eelmisel aastal ma lugesin läbi Marcus Zuzaki Raamatuvarga, mis mulle väga meeldis. Taaskord ajalooline romaan, tegelikult Teine maailmasõda on üks ajajärk, mis ilukirjanduses vähemalt mulle huvi pakub ja mul on huvitav selle kohta lugeda. Näiteks Sirelitüdrukud autoriks siis Martha Hall Kelly on minu arvates üks väga hea raamat, see oli vist minu üks lemmikuid paar aastat tagasi, siis kui ma seda lugesin esimest korda. Aga jah, Bridge of Clay, siis seal räägib vendadest ja hobustest ja minu jaoks oli see väga segane lugu ja väga veniv lugu ja ma vist võin öelda isegi, et see on vist üks kõige suurema pettumuse valmistanud raamat see aasta. Edasi läks võrdlemisi hästi. Ei olnud väga midagi sellist, mis pettumust valmistaks, kuni siis jõudsime augustini ja ma lugesin Farah Nasrishi I Hope You Get This Message. See raamat sai vist minult kõige madalama hinde, mis ma see aasta üldse olen andnud, ehk siis 2 punkti. Ma arvan, et suureks põhjuseks oli see, et üks tegelane suutis mind korralikult välja vihastada. Sest raamatus on 3 peategelast ja üks nendest siis oma valikute ja otsuste ja lihtsalt käitumisega suutis mul ikka närvi mustaks ajada päris korralikult. Ja kuna selles raamatus peatükkide kaupa jutustasid eri tegelased, siis ma sain lugeda väga rahulikult neid peatükke, mille mina jutustajaks olid teised 2 peategelast. Aga kui me jõudsime selle 3. peategelaseni, siis mul tekkis tõrge. Ja niimoodi oligi, et mõned nädalad vist isegi oli raamat lihtsalt, ma ei lugenud teda, sest ma olin pooleli jäänud just enne selle mulle mitte meeldiva tegelase peatükki ja ma ei suutnud ennast sundida seda lugema hakata. Ma oleks võinud selle pooleli jätta vabalt, aga ma siiski tahtsin teada, mis juhtub, kuigi nüüd kui ausalt tõstades ma enam väga ei mäleta, mis seal lõpus juhtus. Vist jäi lõpp lahtiseks. Aga jah, see oli siis 3. raamat, mis mulle sel aastal pettumuse valmistas. Siis, vaatame, kas mul on natukene pettumust valmistas Alvin Schwartzi koostatud Scary Stories to Tell in the Dark sari, ehk siis 3 raamatut. Puhtalt sellepärast, et ma arvasin, et need lood on hirmsamad, aga lõpuks oli rohkem nagu juhend või õpik lugudest, mida rääkida pimeduses versus see, mis nagu mingid tõsiselt õudsed kummituslood.
seal oli õpetused, kuidas peaks reageerima ja mida tegema ja nii edasi, nii edasi. Näiteks selle absoluutne vastand, mis mulle üllatuslikult väga meeldis, oli Mexican Gothic, mis oli põhimõtteliselt gooti õudus, mida ma tavaliselt väga ei salli, ükskõik milline gooti ilukirjanduslik žanr on tavaliselt mulle võrdlemisi vastu karva. Daphne du Maurieri Rebecca ma ei suutnud seda lugeda, aga Mexican Gothic oli väga hea. Nüüd ma kallusin teemast täiesti kõrvale, aga ses suhtes, et kuna mu eelmises videos mul jäi Mexican Gothic mainimata, siis ma kasutan juhust ja mainin seda praegu. Ja mis mul veel? Ja viimaseks, mis mulle pettumus valmistas, on Agnes Kolga Varjajad. See on siis Eesti autori noorteromaan. Väikseks vabanduseks on see, et see raamat on kirjutatud siis, kui autor oli 15-16 aastane. Nii et suhteliselt noorena. Aga mis mind häiris ja mis mind häirib tegelikult väga paljude noortekate puhul, mida ma loen, on see, et kõrvaltegelased, isegi kui nad peaksid olema nagu olulisemad, nad jäävad ikkagi väga lapikuks, lamedaks ja ühedimensionaalseks, neil ei ole mitte mingit sügavust. Et selle konkreetse raamatu puhul oli uus tüdruk klassis, kes oli sinna pandud nagu peategelase vastaseks või siis peategelasele mitte meeldivaks, aga tal ei olnud antud mitte mingit sügavust. Ta oli seal ja korraks nagu oli tema mõju tunda, aga siis see kadus jälle ära ja siis seda nagu ei olnud ja siis mingi hetk jälle teda mainiti. Ja samamoodi oli ka peategelaste klassikaaslaste, ilma kõrvaltegelastega selles raamatus oli korralikult näha, et see on ikka kirjutatud väga noorena, sest et sellist peale peategelase ei arendatud mitte ühtegi teist tegelast peaaegu üldse. Siin oli põhimõtteliselt 2 peategelast, nii et jah. Ja edasi mul praegu ei olegi pettumust valmistavaid raamatuid rohkem. See aasta oli võrdlemisi hea. Oli häid lugemisi, oli halvemaid lugemisi, aga midagi sellist väga jubedat õnneks ei juhtunud, nii et mul jäigi vist 5 raamatut, mis mulle pettumust valmistasid, et ei saanud isegi 10 täis. Aga see on ju igati hea tegelikult. Aga aitäh, et vaatasite ja järgmisena peaks siis tulema juba minu jaanuari lugemisplaanid. Nendes on saab arvatavasti teoks üks minu plaan, mida ma olen nüüd pool aastat haudunud ja püüdnud välja mõelda, mida ja kuidas teha. Lõpuks siis mul midagi nagu tekkis. Aga jah, ma vist juba ütlesin, aga aitäh, et vaatasite, toredaid jätkuvaid pühi teile ja kohtume järgmises videos.